Nii et ma ei tea, kogu aeg tullakse tüli norima, mul on vaikselt foobiad juba tekkinud. Ma olin ükskord Tallinnas ööklubis järjekorras, sest ma ei saa listi. Ja tuleb minust mingi palju suurem tüüp ligi kohe sellise jutuga, et kuradi mullet ikka tonts, mollida saad ja ma olen ega ei taha küll. Sest ma võtan alati vastu selle alanduse. Sest ma tohutult kardan vägivalda. Kuna mul on 2 sugulast, üks onu, teine suvasugulane, kes mõlemad said surma täiesti suvalises tänavakakluses. Ja ma ei tahtnud praegu morbiidseks minna, aga mul võib-olla on geneetiline eelsoodumus saada suvalise rusikalöögiga surma. Plus ainus viis, kuidas mina võidaksin endast palju suurema tüübi vastu, on kui ma löön esimesena ja tugevalt. Aga kui mina seda teen, mina, Daniel Weinbergs, avalikus kohas, sain uudistes pärast. Mati sõber. Nii et ma enam ei jõua pidu panna. Ma olen nüüd vana mees. Jaanipäeval ka. Ma ei pannud ju. Ma läksin kohta ka, kus ei ole eestlasi. Vabaõhumuuseumisse. Kuigi ma ei tea, miks me ütleme selle kohta Vabaõhumuuseum, kui eestlaste jaoks on lihtsalt veel Eestit. Siis ma läksin Kivispeaga, seal oli üks talumaja Vabaõhumuuseumis ja ma lähen sisse ja seal on üks vahakuju, mingisugune selline kuri memm. Ja ma õpin kombates, ma hakkan teda puudutama ja siis ta ütles, ära tee. See ei ole ju muuseum, ma olen lihtsalt vanaemal külas. Kas ma võin enda vanaema ukse ette panna sildi okupatsioonimuuseum? Rahvalt raha küsida ka selle eest. Ei, neil on seal ju kolhoosi maja ka nüüd, Vabaõhumuuseumis. Keegi teab, mis on? Nad põhimõtteliselt ehitasid Vabaõhumuuseumi mändide alla sellise Lasnamäe paneelika, et turistid saaks seal sees käia, et näha, kuidas me elasime nõukogude ajal. Ja ma olen seal korteris ja mingi briti seltskond mu taga oh my god, I can't believe people used to live like this. Ja mul on see, et mina elan nii. Ainus vahe on see, et nüüd see maksab. Nüüd on sitem. See ei ole muuseum. Samamoodi nagu see ei ole põgenemistuba, kui ma päriselt olen mingi vägistajaga luku taga. Mul läks hiljuti, nagu ma oleks lapse saanud. Ei, mul läks hiljuti tolmuimeja katki, see on põhimõtteliselt sama. Mul läks tolmuimeja katki ja ma tahtsin ta jäätmejaama viia, sest ma olen korralik inimene. Aga mul ei ole autot. Seega ma võtsin Bolt Drive'i. Aga ma pidin enne poes käima ja kui ma tulin tagasi parklasse, siis keegi teine oli selle Bolt Drive'iga minema sõitnud, kus see katkine tolmuimeja pagassis oli. Ja siis ma mõtlesin, lõppea kõik hea. Tegelikult kellele see jäätmejaam? Sa võidki lihtsalt igasugust elupaska nagu teatepulka edasi anda. Pole minu probleem, nüüd on siin. See on nagu ideaalne viis, kuidas naine maha jätta ka. Lihtsalt tuleb foori taga autost välja, pane N-Ride kuni ristmikusse. Järgmine juht ta isegi vaata autosse, ta paneb all good ja nagu fuck. Ja me lähme loomaed. Nii et ma olen nüüd suhtes ka. Raske on. Vaata, iga suhte algus on ilus. Iga suhte algus on nagu see Mati Nuude laul. Elu on ilus, kui su kõrval on keegi. Nii kui on 6 kuud möödas, siis on teine noot. Ükskord lahvatab vimm, mis kogunen salaja ja pühendumisraskused. Ja ma võtsin noorema naise ka. Ütlesin üliveidralt seda. Ta ei ole nagu alaealine. Rahuneme kõik korraks maha. Ta töötab Lottemaal. Aga
Rahuneme kõik korraks maha. Kui te loete Lotepeediat, seal ütleb väga selgelt, Lotte on 6-aastane koer, mis on vana koer. Terve Leiutajate küla film oleks pidanud olema lihtsalt Lotte jälle veterinaari juures. Lotte oksendas jälle vaibale. Lotte jälle rase. Keegi leiutage see kasva temast välja. Okei, ta ei mängi tegelikult Lottet, ta mängib üht teist tegelast Leiutajate külas. Värviline Austraalia raudpart Pauliine. Ja iga Leiutajate küla elanik on mingi oma jalgratta leiutanud. Ja ma küsisin talt, aga mida Pauliine on leiutanud? Ja ta on nagu, no ega ta midagi väga ei leiutagi, aga ta lööb hästi palju külge teistele. Ja siis ma sain teada, et Pauliine on Leiutajate küla jalgratas. Kõik saavad sõita täna. Ja tea, ma olen nüüd suhtes... Ma käin teraapias. Kuigi, mu naine trikitas mind, ta ütles, et ma lähen logopeedi juurde. Ja nüüd ma olen endiselt psühhopaat, aga R-id ei põris enam. Kuigi üks asi, mida ma olen õppinud teraapias, mis on ülioluline suhte juures. Ei tea, mis on kõige lähtsam asi suhte juures? Sa vaatad naise poole. Väga hea. Väga hea. Kommunikatsioon. Vastasid õigesti. Suhtlus. On ju. Ja hästi paljud Eesti naised on teinud karjääri turunduses, suhtluses, kommunikatsioonis, aga suhtes on 0 kommunikatsiooni. Eriti voodis, eriti Eesti naised. Te hoiate neid nagu KGB saladusi. Mis teile meeldib, mis ei meeldi. Ma olin ühes suhtes ühe korra, kus ma 2 kuud sõin ta... Ma einestasin tema keldrisahvris. Ma lakkusin tema tagaukselinki. Ma nipsasin tema õhupallisõlme. Ma sõin ta perset. 2 kuud. Mitte järjest. See oleks juba mingi obsessiiv-kompulsiiv häire. Ma ei saa seda puhtaks. Ja siis me läksime lahku ja kui meil oli see pärast lahkuminekut vestlus, teate see ainus aeg, kus me oleme ausad üksteisega. Siis ta nagu tunnistas, et tead, kui aus olla. See perse lakkumine oli tegelikult alati natukene vastu karva. Ja mul on see, et esiteks ülihea sõnastus. Ja teiseks, mulle ka. Nüüd sa siis ütled. Ma olen 2 kuud nagu tubli torumees seal all putitan. Ja nüüd ütled mulle, et sul on tegelikult kuiv käimla. Aga ma saan aru, naised, ühiskond ei luba teil voodis kommunikeerida. Teil on see hääleke peas, vaata, et mis siis, kui ta arvab, et ma olen lits? Meestel on teine hääleke. Mis siis, kui see lits arvab, et ma olen vägistaja? Kunagi ei tea, ühel hetkel Kirehoos ütlen midagi, teine hetk Delfis minu nimi kool on võta suhu või muidu. Okei, ma saan aru, siin on kultuuriinimesi ka. Siin on üks ühiskondlik ka teile. Kas meid päriselt häirib võõrkeelne teenindus või meid lihtsalt häirib venekeelne teenindus? Sest venekeelsest ma saan aru, meil on kõigil olnud taksojuhiga, teate see etniline köievedu, kus mõlema kultuur üritab peale jääda, kus ta alustab nagu strastvõtja ja sa oled nagu tere päevast. Sulle ka. Kuda jedem? Mustamäe? Me sõidame Mustamäele. Siis pašol nahhui. Käi nahhui. Vaats, mingid sõnad meile meeldivad. Mingid sõnad nagu haroš krut. Ma arvan, meie lemmiksõna vene keelest on davai.
See on ainus, mis me võitsime venestamisest. Peale selle kolhoosimaja. Ei, sest mõelge seda, davai on maailma kõige universaalsem sõna Eestis. See tähendab absoluutselt kõike. Lähme sinna, ärme lähe, söö seda, sülita välja. Davai tähendab kõike seda. Nagu reaalselt ma panen oma pojale nimeks davai. Lihtsalt, et silpe kokku hoida, nagu davai mine magama. Aga ma ei ole aru saanud sellest, kui on mingisugune mustanahaline teenindaja. Ei, sellest ma ei saa üldse aru. Kui on mingi mustanahaline teenindaja, kas minust on väiklane eeldada, et ta ei räägi eesti keelt? On ju, sest me tegelikult ju ei tea inimese lugu. Äkki ta ongi kõige tublimni keerlane. Tuli Eestisse aastaid tagasi, hingel alt volti seljakott. Ja kurat, väntas ennast ülesse. Sai tööd, õppis meie keel ära, kõige raskem keel, eesti keel. Meil on 14 käänet. Meil on tähestiku keskel insult. Ja kurat õppis ära, äkki minust ongi nüüd munn minna ligi jutuga, et oh, hello, good day to you, sir. Ja ta nagu tere päevast. Sulle ka. Kuulge, ma olin Daniel Weinberg, seda olite ülimõnusad, aitäh teile.